Ivo, ma nägin sotsiaalmeediast, et leidsid jälle ettekäände pudel lahti korkida ja kukkuda jooma. Jälle? Mis mulje sul on jäänud minu elust? Täpselt selline ongi. Et ma meeleheitlikult otsid ettekäändeid. Jah, no esiteks, eks ole, ma olen hetkel asju pakkimas ja kolimas, nii et põhjuseid need alkoholipudelid, mis mul kodus on nii-öelda ära tarbida, on ju justkui lihtne leida. No, samas need pudelid, mis mul riiuli peal on olnud, seal on vist hetkel 2 pudelit džinni, mis on seal olnud üle 2 aasta ja ei ole otsa saanud ja ei ole ka nüüd selle kolimistuhinas nagu leidnud isegi viitsimust nendega tegelema hakata, et neid ära tarbida, nii et ma ei tea, ma nagu ei ütleks, et mul on isegi tänapäeval enam erilist suurt alkoholi tarbimise soovi. Vastupidi, ma tegelikult, seda on huvitav mainida, sellepärast, et noh, ma ei tea, inimesed ikka teavad ja loevad ja kujutavad ette, et diplomaadi elu või välislähetuses olles sa nagu käid tihti igasugustel nagu sellistel õhtustel üritustel, kus siis pakutakse tasuta alkoholi palju ja ma saan kinnitada, et selliseid üritusi tõesti toimub omajagu. Sa ei pea seal loomulikult jooma ja enamasti ei joogi, sellepärast, et see on kohutavalt halb, kui sa kogu aeg, eks ole, tarbid alkoholi. Aga jaa, neid tuli nagu ette, aga pärast koroonat ma olin nii rõõmus, sest ma ei ole nagu väga suur, ma ei ole nagu väga alkoholilembeline inimene. Ja tegelikult esimesed vist mingi 4 kuud sellest karantiinist, siis mingi terve kevade, pool suve, ma isegi ei joonud vist põhimõtteliselt ühtegi alkohoolset jooki, ma vist põhimõtteliselt mingi selle kogu perioodi jooksul võib-olla jõin 2 pudelit õlut. Ja siis niimoodi vaikselt vahel pärast seda ostsin ka võib-olla mõne pudeli veini. Nii et ma tegelikult isegi nägin seda koroona ajal kodus olemist kui selline põhjus oluliselt vähem alkoholi tarbida ja olen seda ka järginud, aga tõesti jaa. Ma pean ütlema, et mulle ei meeldi vahuveinid, ei meeldi šampused väga, kuigi krema on nagu vahuveini tüüp, mis mulle on nagu okei või nagu vahel isegi maitseb. Aga see kuidagi selline kultuuriline meem, et me avame nagu tähtsa sündmuse puhul pudeli šampust on minu meelest nagu, noh, ma ei tea, see on nagu kuidagi lahe või ma ei tea, kas ta on lahe, aga ta igatahes on nagu selline asi, mida ikka jälle nagu tunneb, et on nagu lahe teha, et sa lihtsalt nagu lööd korgi maha nüüd, kui kõik on, eks ole, saavutatud. Nii et eile siis tõesti pärast, ma ei tea, terve öö kestnud läbirääkimisi, kui Euroopa Liidus uus kliimaeesmärk kokku lepiti. Pärast seda, kui ma olin maganud loomulikult, sest nagu magamata peaga ja tühja kõhuga ei ole nagu üldse hea mõte alkoholi tarbida. Ja lisaks sellele oli eile mu vanaema sünnipäev. Ja lisaks sellele on meil siin nüüd Belgias jäänud tõesti loetud päevad olla, et siis me tõesti tegime pudeli vahuveini lahti ja tähistasime. See oli liiga pikk seletus sellele kõigele. Ei, see oli, meil on aega, see on meie saade, me võime rääkida ükskõik kui kaua sellest. Ükskõik kui kaua. Kas sulle meeldib šampus või jood sa vahuveine? Ei, mitte eriti, aga tulevad ka silme ette mingid sellised tähtsündmused, kus keegi tõi pudeli kohale niimoodi uhkelt. Ma mäletan, kui ma Pöffis töötasin näiteks, siis Elen Lotman, kes oli minu esimesel Pöffi aastal mu ülemus, tõi Martini asti kontorisse ja siis mulle tundus see kuidagi nagu nii peene žestina. Mulle väga meeldis see žest, et kuidagi vahel õigel ajal õiges kohas on väga vahva, kui inimesed nii teevad. Ja alati, kui ma F1 sarjas nagu võidan, et siis mulle meeldib ka pritsida šampust kaotajatele näkku. See on pigem siuke vist harvem värk, et sellepärast nagu see ei ole siuke tihe joomine. Või ma ei see on harvem värk, jah, aga see on asi, millest ma väga ei ole ka rääkinud. Ma arvan, et meie kuulajad ei tea, et ma olen F1 rallisõitja. Aga et palju õnne su vanaemale ja palju õnne sulle ja Eevale siis, et teie suur Belgia periood on lõppemas ja et te päriselt naasetegi siis kodumaale. Maarjamaale, talendid koju, kui palju sind on kõnetanud see talendid koju liikumine? Ma ei ole kunagi ennast suuresti talendiks pidanud ja 2 korral, kui ma olen... No see on viga, see on esimene viga olnud.
võib-olla tõesti ja minu meelest mõlemal korral, kui ma Eestisse kolisin, on olnud selline periood, kus seda kampaaniat ei ole. Minu meelest, kui ma Rootsist Eestisse kolisin, see kampaania on kogu aeg. Ja praegu minu teada ka ei ole mingit erilist kampaaniat, et talendid koju. Ei, see on kuidas öelda, vaikimisi kestab see kampaania konstantselt. Seni, kuni toimub ajude äravool Eestist, seni kestab ka kampaania, et see on selline tähtajatu kampaania. Nii et selles mõttes Eesti võidab praegu tohutult, et ütleme. Mul ei ole kunagi meeldinud ka see ajude äravool või et ajud voolavad riigist välja, see kõlab nii kohutavalt groteskselt esiteks. Ja teiseks ma arvan, et see on kuidagi üle dramatiseeritud, et inimesed lähevad Eestist ära, targad inimesed lähevad Eestist ära. Ma arvan, et see on, ma ei tea, võib-olla ma olen sellest valesti aru saanud, aga minu kogemus nagu ütleb seda, et on teatud nagu vanus, ja see on midagi, mida CGP Grey ka rääkis just, mitte nüüd hiljuti, aga ütleme selle pandeemia ajal nad arutasid koos Mike Hurley'ga podcastis Cortex seda, et soovid elukoha osas on nagu eriti seda pandeemiat arvestades nagu muutunud, et enam võib-olla ei taha olla kõige suurema linna, kõige kesksemas kohas. Et kui sa oled näiteks 20-ndates, siis sul on ääretult väärtuslik olla nagu kõige kesksemas keskuses üldse, näiteks Euroopa kontekstis, kas ma ei tea, Pariisis või Londonis või Berliinis või ühesõnaga hästi võimalikult suures ja aktiivses kohas, kus sinu erialal toimub võimalikult palju, sellepärast et su karjääril on sealt kõige rohkem võita. Aga kui see periood on läbi, need esmased nii-öelda ühendused inimestega ja esmased nii-öelda kogemused on kätte saadud, siis tegelikult nagu mida aasta edasi, seda väiksem väärtus sellel kohal sinu jaoks on ja teised nagu kaalutlused võivad hakata üle nagu seda kaaluma, nii et ma arvan, et ajude äravool ei ole mitte midagi muud kui see, et eriti just nooremad inimesed leiavad, et neil on vaja ennast täiendada ja teevad seda võimalikult heades kohtades, milleks on suurlinnad. Ja siis mingi hetk nad teevad teisi otsuseid ja tihtilugu kolivad tagasi oma kodumaal, et ma ei dramatiseeriks seda üle. Okei, no igal juhul ma tahaksin soovida õnne Eestile, et 2 talenti on koju naasmas. Järgmine popkulturistide osa siis saab minema eetrisse hoopis niipidi, et sina liitud Eesti poole pealt ja mina siis Inglismaalt endiselt. Ja ühtlasi palju õnne maailmale siis, et natuke ka tänu sulle, Ivo, aga tänu muidugi väga paljude inimeste pikaaegsele koostööle on siis Euroopa Liidus natuke keskkonnateadlikum ja jätkusuutlikum lähenemine elule kui sellisele. Kas võib nii öelda? Või kuidas seda kuidagi nagu formaalsemalt kokku võiks võtta? Mis seal siis täpselt juhtus, et -55%, ma nägin, sa panid sotsiaalmeediasse, et sa nagu jood algsi ja -55%. Ja siis ma ei saanud aru, kas 55% oli nagu, et sa rääkisid promillidest või sa rääkisid ikkagi endiselt sellest kliimakokkuleppest? No kas su jook oli tavapärasest 55% lahjem? Kui ma oleks rääkinud promillidest, siis ma oleksin ju rääkinud promillidest, mitte protsentidest. Kas see ei ole üks sama asi või? Ma olen alati arvanud, et need on üks sama asi. See on nii, et ma täpselt seda suurusjärku praegu ei mäletagi, aga protsent, seal on see sent sees nagu sajandik, promill on vist miljondik äkki või? Ma ei ole nagu 100% või ei, vist see on nagu, seal on 10-kordne erinevus, see on nagu sentimeeter ja millimeeter, eks ole, niipidi. Et seal on 10-kordne erinevus, et kui sa tahad öelda midagi, eks ole, protsentides ja see läheb liiga palju null hakkab tulema sinna, et muutub nagu keeruliseks väljendada, siis sa võid minna promilli peale üle, et samamoodi nagu sa võid öelda, eks ole, 10 millimeetrit on 1 sentimeeter, siis sa võid nagu selle protsendi ja promilli vahel ka nagu neid erisusi teha. Vist ma ei ole nagu jälle sain targemaks, see on lihtsalt täiesti hämmastav, kui hariv on sinuga seda saadet teha. Ma ei väsi kiiresti guugeldan, kas see on ka korrektne, mida ma ütlesin, sellepärast, et sest muidu äkki ma annan inimestele valesid. Jaa, üks promill on 0,1%, nii et
No näed siis. Nii et nii see ongi. Aga ühesõnaga kõik, mis sa ütlesid, on õige, mis see nagu tähendas, on seda, et Euroopa Liidul on seni olnud kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärk aastaks 2030 üle liiduliselt 40%, leiti, et see on ebapiisav, et jõuda kliimaneutraalsuseni aastaks 2050 ja siis otsustati, et seda eesmärki tuleks tõsta 55% peale. See võrdlustase, millest me räägime, on võrreldes aastaga 1990, et selle ajaga võrreldes peab siis olema nii palju heitmeid vähem aastal 2030. Oota, et aastaks 2030 peab olema reostust, ma ei tea, kas see on õige sõna. Kasvuhoonegaaside heide. Kasvuhoonegaaside heidet vähem, kui oli aastal 90? Jah, 55% Euroopa Liidus. Okei. 55% vähem, kui oli aastal 90? Jah. Okei. No nii, aga siis proosit. Terviseks. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Popkulturistid. Pop nagu šampuse kork teeb, kui see lahti teha. Absoluutselt. Ma ei oska teha seda näpuga seda asja, mida inimesed teevad, kus nad pistavad näpu suhu ja tõmbavad järsku välja ja siis käib see pop. Ma arvan, et näppude suhu toppimine on üldse ülehinnatud, eriti praegu. Sa ei kujuta ette, kui palju ma oma käsi desinfitseerin, nii et nagu ma arvan, et praeguse seisuga ei ole puhtamat asja mu läheduses kui mu oma käsi. Mulle tuletab sellepärast mu käsi on ka tõesti nagu, mul ei ole enam nahka näiteks ka käe peal, mul on ainult luud, ma põhimõtteliselt nagu desinfitseerin luid. Et ei ole isegi sükest vastikut, ikka nahk ju eritab mingit nagu higi ja nagu ühesõnaga, et sükest asja enam ei ole, et ma olen nagu selles mõttes täiesti puhas, ma olen lihtsalt luukere. Ma olen desinfitseerinud ennast luukereks, et mind saab kasutada mingitel anatoomilistel näitustel näiteks, kui on vaja lastele näidata, et kuidas inimese käsi on kokku pandud, et ma võin täitsa vabalt. Aga see eriefekt, millega sa oled omale nii-öelda lihaluudele pannud selleks videokõneks, mis meie vahel on kindlasti väga, väga muljetavaldav. See ei ole eriefekt, see on mingi kummikinnas, mille ma Amazonist tellisin, mingi Halloweeni siuke kostüümi osa. No, sest ma ei taha oma tütart hirmutada. Ei no jah, ka arusaadav, eks ole. See tuletab mulle meelde ühte koomiksit. Ma ei tea, kas sa oled kunagi lugenud sellist veebikoomiksit nagu Saturday Morning Breakfast Cereal. See on ilmselt siuke koomiks, mida ma olen näinud, aga mille pealkiri ei seostu mul selle koomiksi endaga. Ja. Saada mulle see link, saad sa panna Slacki praegu või? Saan ikka, ma lihtsalt seal oli üks koomiks, kuidas mees olles vetsus pissil käinud. See link ei tulnud üldse õigesti. Ühesõnaga mees, kes on käinud, eks ole, vetsus pissil, otsustab, et kui ta nüüd nagu seda kraanikaussi katsub, siis nagu väljudes ta peseb küll käed ära, aga siis ta katsub nagu seda nagu mida iganes nagu veel, ta peab katsuma kraani ja kõike muud. Et nagu antud hetkel on ta katsunud ainult oma peenist ja ta teab, et ta peenis on puhas, sest ta peseb seda iga päev ja siis paneb ta omale püksidesse. Nii et ta siis avastab, et kõige nagu sanitaarsem asi, mida teha, on mitte pesta oma käsi ja siis ta läheb ja jookseb ringi. Hei, vaadake kõik, ma olen ainult katsunud oma peenist. See on väga sa praegu jutustasid seda ja ma samal ajal lugesin seda ka, nii et niimoodi see oli nagu kahekordselt naljakas. Ma ei tea, kas see muidu oleks tundunud naljakas. Aga ei, ma ei ole seda koomiksi sarja üldse vist näinud kunagi. Väga huvitav. Tuleb hakata jälgima. Põhimõtteliselt seoses peenistega ma tahtsin tegelikult rääkida sulle ühte toredat lugu. Et nagu sa võib-olla tead, siis üks selle aasta oodatumaid videomänge on Cyberpunk 2077. Jaa. Selle väljaandmist lükati 2, kui mitte 3 korda edasi ka ja oli palju elevust, et millal siis tuleb ja kas üldse tuleb ja nii edasi ja ega haibile andis hoogu juurde ju ka see, et selle mängu
on loonud stuudio, kes eelnevalt sai üle ilma kuulsaks mänguga The Witcher 3, mis põhimõtteliselt on ilmselt nüüd möödunud kümnendi nagu üks suurimaid siukseid edulugusid üldse videomängutööstuses, et see on tõesti nagu selline mäng, mida lihtsalt nagu meeletult paljud inimesed maailmas armastavad ja siiamaani mängivad ja siiamaani nimetavad üheks kõigi aegade parimaks mänguks üldse. Ma ei ole seda kusjuures kunagi mänginud veel, ma ostsin selle mingi second-hand poest endale mõned nädalad tagasi, aga pole jõudnud mängida. Ja nüüd Cyberpunk tuli siis üleeile, me salvestame praegu 12. detsembril, 10. detsembril tuli välja ja ma esimest korda elus tegin selle liigutuse, mida paljud fännid on harjunud muidu tegema, ehk siis, et ma kohe väljaandmiskuupäeval lendasin sinna e-poodi ja kohe tõmbasin endale selle mängu, on ju. Et tavaliselt ma ootan ja võtan rahulikult, sest mul ei ole tingimata vaja nagu kõiki asju saada, katsuda kohe esimesel päeval. Mitte, et ma vahel kiusatust ei tunneks näiteks nende uute konsoolide puhul ja nii edasi, aga üldiselt ma nagu ei rabele nii palju, et Cyberpunki puhul, kuna see esteetiline pool seal on mind väga tõmmanud, sest et kuulun samuti nende inimeste hulka, kes on fännanud väga siukest Blade Runnerlikku, kuidas öelda, see ei ole nagu post-apokalüptiline esteetika, aga see on nagu siuke post-interneti või mingi hüpertehnoloogiline esteetika vist, kus kõik on natuke hämar ja räpane ja samas on kõik valgustatud sellise kuumade neoonvalgustega ja valgustitega ja inimene ei ole enam inimene, vaid on hoopis robot ja tekib küsimus, et kes siis üldse on, kes on elus olend ja kes on inimene ja kes on robot. No ühesõnaga, et siuke nagu tehnodüstoopia, et siuke värk on mind väga tõmmanud alati. Ja Cyberpunk seda ohtralt lubas ja kui ma selle mängu siis käima tõmbasin, siis seal oli üks esimesi siukseid vägevaid elamusi oli selle peategelase kujundamine. Et inimesed on ilmselt juba harjunud, et paljud mängud algavad nii, et sa pead endale valima vähemalt mingisuguse profiilipildi kas või, on ju, ja võib-olla mõtlema oma tegelasele mingi nime ka välja. Cyberpunki algus on selles vallas minu seni nähtust nagu kõige huvitavam ja keerukam, sest et seal on nii tohutult palju valikuid, missuguseks sa selle oma tegelase saad kujundada välimuselt ja kuna nad kõik on seal ka sellised poolandroidid, siis seal on väga lahe katsetada täiesti veidrate lahendustega, et millised need kehaosad täpselt välja näevad ja nii edasi ja minu üllatuseks saigi seal siis ka valida, et millised suguelundid on sellel tegelasel, et sellist asja ma olen mitte kunagi varem üheski mängus näinud. Nii et sa mis saadki... mõttes millised, et kui pikk ja lai või kas on ja, et sa saad, et saad valida, et kas üldse on suguelundid. Näiteks üks mu lemmik YouTubereid, The Rad Brad, kes on küllaltki populaarne ja alati mängib kõige oodatumaid ja kõmulisemaid mänge oma kanalil ja saab selle eest 10 miljoneid ma ei tea, vaatamisi, jälgimisi. Et The Rad Brad näiteks ja ma usun, et ka paljud teised YouTuberid lülitasid välja selle alasti keha ma ei tea, kihi siis sellest mängust, nii et kui ma vaatasin tema striimi, siis seal neid valikuid ei olnudki. Sa said lihtsalt valida, et milline soeng tal on ja nii edasi ja milline nägu ja nii edasi, aga et ka mängu enda sees, kuigi seal on tegelikult täitsa vabalt näidatakse inimese alasti keha, et sa seal näiteks ühes missioonis leiad ühe paarikese, kes on vannis, kuidagi uimastatult lebavad vannis ja nad on alasti ja see on selles mõttes, et see on kõik väga huvitav, et kuidagi ma ei ole nagu näinud sellist, kuidas öelda, et nii vaba sellist nagu anatoomilist esitlust üheski videomängus seni. Anatoomiline esitlus kõlab nagu väga lahe asi, mida kuhugi kirja panna. Kui sa kirjutad sellest mängust arvustust näiteks ERR-i portaalile, siis kasuta palun seda kõnekujundit. No igal juhul
jah, ERR, kui te seda kuulete, siis artikkel on soolas, kui te seda vaid soovite. Aga ja seal sai jah valida, kas on naise või mehe suguelundid, kusjuures ülejäänud keha ei pea vastama tingimata sellele valikule, nii et saad täiesti hullu panna ja teha täiesti omalaadse inimese endale seal ja kui sa valid peenise, siis sa tõepoolest pead valima ka, et kui suur see täpselt on. Okay. See oli kõik väga huvitav, ma ei olnud sellist asja varem näinud. See oli kõik väga huvitav. Ma nägin sotsiaalmeediast, et sa olid selle mängu ka omale muretsenud ja tol päeval, kui see välja tuli, ma pean tunnistama, et ka mul oli nagu, ka mul tekkis nagu huvi selle vastu. Ma olin juba pikka aega näinud, tõesti seda mängu on ju väga, väga kaua juba õrritatud ja ta on pidanud, ma ei tea, vist 3 või 4 korda juba välja tulema, aga igast asju, eks ole, mänguarendusega juhtub, nagu sa ise kindlasti väga hästi tead. Aga seda ma ei olnud tähele pannud või vähemasti seda linki kokku viinud, et ta on sama stuudio poolt, kes tegi Witcheri, mis tõesti teeb selle mängu veel huvitavamaks, kuigi Witcher on kahjuks mäng, mida ma olen vist nii 2. kui 3. osa mänginud mõlemat umbes 20 minutit nagu alguses ja need mängud kuidagi ei klikkinud minuga ära või ei tekkinud seda tunnet, et tahaks mängida. Aga samas see alastuse pool või alasti kehade pool, Witcher 3 vähemasti on tuntud ju ka mänguna, kus on kõige rohkem vist üldse nagu arvutimängudest alastust ja selliseid stseene. Okei, ma ei teadnud seda. Aga jah, selle mänguga on see mure, et see maailm tundub mulle kohutavalt äge, aga mul on tunne, et seda tüüpi mängud, kõik need, mis ka varem see sama stuudio on välja andnud, need Fallout seeriad ja muud, et sellist tüüpi rollimängud ei ole, ma tahaks, et nad huvitaks mind väga, aga tavaliselt ma ei tea, nendega nagu puudub mul mingisugune selline õige klikk ja tihtilugu, kuigi ma tahaks selles maailmas olla ja nautida seda, siis mul millegi pärast kohe üldse ei toimi. See sama on üks siuke mäng, mida ma nüüd iga natukese aja tagant, kui ma lähen jälle Steam'i või mitte Steam'i, vaid sellesse Nintendo Switchi poodi näen, et sa võiksid endale muretseda The Outer Worldsi, see kindlasti huvitaks sind ja ma olen 100% nõus, et The Outer Worlds huvitaks mind, sest ka sellel mängul on väga omapärane ja lahe maailm, aga ma olen ka üsna kindel, et selle mängu mängimine ei toimiks minuga millegi pärast. Ja sama kahjuks ma kardan on selle Cyberpunkiga, et ma ei tea, kuidas sul endal alguses tunne on, oled sa jõudnud mängida ka selle 2 päeva jooksul? Ma olen hästi natukene jõudnud seda mängida, sest tõepoolest mul oli nii suur kuidagi, ma nii kibelesin teada saama, millega on siis lõpuks tegu, sest seda on tõesti, inimesed, kes jälgivad mängutööstuses toimuvad, teavad, et ammu ei ole olnud mängu, mida oleks nii palavalt oodatud ja mille osas poleks olnud nii palju sellist nagu spekuleerimist ja nii edasi. Sest et tegu on tõesti väga ambitsioonika teosega ja ma usun, et paljud tahtsid lihtsalt teada saada, et kas see siis vastab inimeste ootustele või ei vasta, sest et ootused olid tõesti väga kõrgele krutitud. Mul on ainult vist paar asja tegelikult praeguse seisuga öelda selle mängu kohta. Esiteks seda, et see mäng ei ole veel päris valmis, mida võis ka oodata, sest et see, et üldse mingi mäng välja antakse, on, ma ütleks, ikkagi praktiliselt ime. Eriti nii suur mäng nagu Cyberpunk 2077, see, tegu on ikkagi tarkvaraga, kuigi see on kunstiteos, siis oma, ma ei tea, olemuselt või kapoti all on ju tegu ühe suure sellise tarkvarapuntraga ja loota, et see esimesel päeval juba veatult töötab, on mõttetu. Nii et ma ei ole nagu pahane ega pettunud, ma aimasin, et mingisugused jamad hakkavad seal olema, aga tõepoolest see mäng crashib ikkagi juba alguses. Vähemalt mul PlayStation 4 peal mängides crashis paar korda juba esimese paari tunni jooksul ja
ja toimuvad imelikud asjad nagu, et näiteks mingi tegelane, kes on surnud, ikkagi räägib edasi ja sõimab sind ja siis su sõber seal mängus võitleb temaga, muudkui tulistab teda ja sõimab teda vastu ja siis see lihtsalt kestab igavesti, sest kumbki ei saa aru, et midagi on valesti. Äkki see on selle maailma mingisugune nagu omapära, et kuna kõik on niimoodi androidilikult nagu augmenteeritud tehnoloogiaga, et äkki siis ei saagi nagu ära surra või? No kusjuures see kõik tegelikult päästab päris palju selles mõttes, et see, et mäng kokku jookseb ja see, et surnud räägivad ja võitlevad edasi elusatega, kuidagi sobib väga hästi sellesse tohuvabohusse, mida see mäng niikuinii kujutab oma selles tehnodüstoopias. Aga see teine asi, mis ma tahtsin öelda, ongi see, et see mäng näeb väga äge välja ja see on tõesti see maailm on nii meeletult suur ja tõesti see, missugused need linnaosad seal on ja millised need inimesed või ma ei tea, poolinimesed välja näevad, et see kõik on nii fantaasiarikas ja mõnus sihuke silmakomm, et mõnes mõttes tahaks lihtsalt, et see oleks sihuke nagu VR elamus, et sa saaksid lihtsalt minna sinna linna hängima ja võiksid seal käia ringi baarides ja ööklubides ja sõita mingi ägeda autoga ringi mööda öiseid neoonvalgusest teid. Et mõnes mõttes seda muud tõmblust ma üldse nagu ei viitsigi läbi teha. Kuidagi tekkis kohe alguses sihuke väsimus, et nii kahju, et selline mängude selline baastasand paljuski on ikkagi põhimõtteliselt see, et sa oled mingi kangelane, kes peab teised ära tapma. Kas siis selleks, et keegi teine ära päästa või siis sellepärast, et ma ei tea, oma nahk päästa, on ju. Aga kõik on siuke nagu tapmispõhine, et sa oled lihtsalt mingisugune kangelane, või siis antikangelane, on ju, kui tahetakse mingisugune twist asjale peale keerata. Aga kokkuvõttes ikkagi sa lihtsalt jooksed ringi mingisuguse püssiga nagu ja lased teisi maha. Et see lihtsalt, ma saan aru, et ega ei ole mõtet selles mõttes, et ma muudkui kordan endale, et ei ole mõtet oodata asjadest seda, mida nad ei ole loodud pakkuma. Või see on natuke kohmakas viis öelda seda, et ei ole mõtet näiteks, ma ei tea, minna kinno ja siis pettuda, et sa ei näinud seal teatrietendust, sest et paratamatult on niimoodi, et kinodes näitakse filme ja viga on minus, on ju, selles mõttes. Aga ikkagi tekkis ka nagu see kurbus, et nii vähesed mängud näevad mingeid teisi lahendusi üldse loo jutustamises või maailma ehitamises. Nii et see on nagu see on minu esmamulje Cyberpunkist põhimõtteliselt, aga ma kordan, et see esteetika seal juures, see esteetiline pool on tõeliselt mõnus ja see tõmbab muudkui tagasi, et ikka tahaks veel avastada, mis seal toimub ja vaadata, mida seal veel annab teha, et see kõik on tõesti sihuke selline silmakomm, et natuke tahaks täitsa nagu kolida sinna, kas või ajutiselt. Jah, see virtuaalreaalsuse pool on ka väga huvitav, sest ma olen küll üsna kindel, et vähemalt väga suur osa mängimise tulevikust saab olema seotud virtuaalreaalsusega. Ja see areng on olnud nii kohutavalt kiire siin viimasel ajal, et me oleme läinud nagu siin mõne aastaga sellistest suurtest rasketest juhtmetega ühendatud peakomplektidest selliste kenade pisikeste väga kõrge kvaliteediga virtuaalreaalsusseadmeteni, mis maksavad keskmiselt nagu ühe konsooli hinda. Et ma arvan, et järjest enam nagu see asi muutubki tavaliseks. Kuidas see mäng PlayStation 4 peal välja näeb? Ma saan aru, et seal nagu mängu enda puhul on üritatud pigem nagu selle järgmise põlvkonna nii-öelda nendele PlayStation 5-le ja Xbox Series X-i peale ja nii edasi nagu pigem välja tuua ja ma vaatasin siin üks päev, kui see mäng välja tuli, siis kohe järgmisel päeval ma vaatasin Linus Tech Tips kanali videot sellest, kuidas nad mängisid 8K teleri peal seda mängu mingi võimatult võimsa arvutiga, et kuidas ta nagu seal PlayStation välja näeb, et sa nagu ise mingit sellist
et nagu tundub kena, ühesõnaga, ma saan aru. Jaa, ei, see tundub kena, seal ei ole midagi hullu. Nagu ma ütlesin, need väikesed bugid, mis on ikkagi esimesel päeval mängus sees, need on paratamatud ja võib ette tulla, et kõnnid mingite teiste tegelaste juurde ja nad näevad välja nagu mingisugused õlilaigud või mingisugused sulanud pikslid või midagi sellist. Aga siis mööduvad mõned sekundid ja konsool suudab renderdada su ette mingid korraliku välimusega tegelased ja sama juhtub vahel mõningate hoonetega ja nii edasi. Aga jällegi, ma usun, et see on miski, mis parandatakse ära üsna pea ja ei ole hullu üldse sellel graafikal. Ma ei tea, mingisugune imelik asi juhtus neil selle PS5 teemaga ka, et nad ei müü ju PlayStation 5 varianti praegu. Sa saad osta ainult PlayStation 4 versiooni ja siis seal on selline ääremärkus juures, et selle koopia omanikuna on sul õigus upgrade'ida PS5 versioonile, aga PS5 versiooni praegu vähemalt ei ole võimalik tõmmata kuskilt ikkagi, nii et ma ei tea, võib-olla nad alles pusivad selle PS5 versiooni kallal. Noh, nii palju sellest tehnilisest küljest, aga ma ei tea, üldiselt ma ei kurda, ma ootan huviga lihtsalt, mismoodi nad seda asja nagu parandavad ja uurin vaikselt edasi, mõeldes samal ajal, kui palju mõnusam ja nauditavam on olla ikkagi Hyrule'i maailmas, Breath of the Wildis. Kusjuures ma ütlen sulle ausalt, et see, mida sa rääkisid nagu selle kohta, kuidas sa vahel tahaks nendes maailmates nagu midagi muud teha, eks ole, et mitte ainult, eks ole, käia ja tappa, vaid et seal võiks nagu, jah, mängud loovad, eks ole, igasuguseid kihte sinna juurde ja tavaliselt seal on mingid lood ja asjad, aga et keegi võiks nagu luua mingi uskumatult huvitava maailma ja see peamine osa sellest maailmast poleks nagu ringi käimine ja tapmine, et näiteks Rockstar Disco Elysium ma jõuan sinna, et nagu Rockstar Games, eks ole, oma nende GTA-dega ja Red Dead Redemptioniga, nad lähevad sinna väga lähedale, sest nad tõesti loovad selle ümbritseva osa maailmast ka väga huvitavaks. Aga lõpptulemusena sa oled ikkagi see tüüp, kes käib ringi ja tapab teisi. Et siis jaa, Disco Elysium 100% on selline mäng, kus on loodud väga-väga põnev maailm ja sinu peamine eesmärk, kuigi seal on ka, eks ole, vägivalda ja kõike muud, aga sinu peamine eesmärk tõesti ei ole käia ringi ja ütleme siis ennast päästa läbi selle, et sa või ennast upitada läbi selle, et sa pead hävitama nagu teisi olendeid seal maailmas. Et selles suhtes ma väga ootan teie kevadist update'i, sellepärast et kuigi mu esimene mõte oli, et ma mängin selle mängu nüüd jõuluvahel ära, et siis nagu midagi mu peas ütleb, et oota veel mõned kuud. Et siis sa saad veel parema kogemuse. Ole sõber, oota ära see, mille nimel ma olen siin higi, verd ja pisaraid valanud. Kuigi ma valasin neid ka esimese versiooni jaoks. Jah, seda küll, aga ma just mõtlen, et kas sa soovitad seda, et kas võib-olla oleks hea see mäng nagu kõigepealt ühe korra läbi teha ja siis teist korda teha see nii-öelda, kuidas te seda kutsusite, mitte Final Cut, jah. Või peaks kohe otsa ma arvan, et igaüks võib ise vaadata, kuidas tal on kärsitusega lood ja nii edasi. Ma usun, et ka originaalversioon pakub suurt elamust ja juba ongi täiesti pakub terviklikku elamust, aga ma arvan, et uus versioon on lihtsalt mahlakam ja veel, kuidas öelda, mõjuvam. Nii et kui vähegi on võimalik kannatada, siis tasub ära oodata, jah? Ei, no ma arvan, et kuna ma olen seni suutnud oodata, siis ma arvan, et ma suudan ka edaspidi. Ma tean, et Eva, mu abikaasa ootab seda Switchi versiooni. Aga mul on endal siuke tunne, et ma lihtsalt nüüd enam ei hakka, sest see peaks veel suvel vist tulema, ma kuskilt lugesin, et see on nagu veel omajagu eemal, et näis siis. Midagi ma tahtsin sellega, see on igatahes on Disco Elysium mu Malta kolleegi vaieldamatult lemmikmäng ja ta räägib sellest mulle igal võimalusel, kui ta seda saab, nii et ja ootab väga, et ma seda ka lõpuks ära mängiks, nii et ma tema kasuks siis ka võib-olla peaksin sinna kevade peale panustama.
Väga lahe. Malta Connection. Aga eks neid mänge, kus saab muid asju peale tapmise teha, on ju küllalt palju ja selles mõttes tõesti ei ole mõtet vinguda ja ma ei tahtnudki vinguda, lihtsalt mind pani imestama see, et teos, millesse on pandud nii palju ressursse, nii palju aastaid, lõpuks ikkagi tallab mõnes mõttes sedasama vana rada, nagu ikka mängud. Ja ma arvan, et laias laastus see on ka see on üks sellistest alusprobleemidest, miks, või sellistest lähtetakistustest, miks mängud tunduvad nii paljudele tarkadele ja lahedatele inimestele lihtsalt lapsikud või kuidagi siuksed tunduvad pigem nagu aja raiskamine võrreldes, kui neil on valida, kas minna kinno või lugeda mõned head romaanid läbi või minna kunstinäitusele, et neil on selline sisetunne, mis ütleb neile, et jah, et ma pigem läheks mingile ägedale näitusele, kui et veedaks 2 tundi tulistades ribadeks mingeid inimesi või roboteid kuskil majade vahel. Ja ma saan sellest täiesti hästi aru. Ja kui see on see peavool, kui see ongi kogu tööstuse peavool, et ühel või teisel kujul sa pead lihtsalt ribadeks laskma kogu aeg mingeid teisi tegelasi või maju või autosid, siis ei ole midagi imestada selles, et inimeste pealiskaudne kuidagi arvamus või ettekujutus kogu sellest vallast, sellest kultuurivaldkonnast on selline, et tegu on siukse nagu üsna mõttetu ja lapsiku valdkonnaga. Aga olgem ausad, kui sa lähed kinno täna, siis ilmselt ka see peavool on põhimõtteliselt see, et peategelane, võib-olla tema keskne roll ei ole käia ja tappa enda ümber olevaid tegelasi, aga hästi tihti on see siuke kõrvale jääv asi, mis lihtsalt mingid tüübid takistavad ja siis lendavadki 10 kaares laial, et see on ju samamoodi filmide peavooluga täna. Jaa, ei, see on väga tõsi. Aga selle juures ongi piisavalt palju sellist, kuidas öelda, ma ei tea, kultuurieliidi poolt esile tõstetud, ma ei tea, alternatiivset valikut, kus siis saab kaevuda sügavamale inimhinge ja psüühikasse ja nii edasi. Mängude puhul ma tunnen, et seda teavitustööd peab tegema oluliselt rohkem. Tuleb nagu Jehoova tunnistaja kombel kuidagi niimoodi käia brošüürid näpus ukselt uksele ja vanduda inimestele, et siin on mida vaadata ja lugeda ja uurida. Vanasti olid need igast PC Gamer ajakirjad, millega tulid kaasa demoplaadid, et siis saad käia Jehoova või mitte siis, ütleme, Jehoova tunnistaja laadselt, siis ma ei tea, mängutunnistajana, mängu evangelistina käia ukselt uksele ja siis neid nii-öelda vanu PC Gameri CD-sid inimestele jagada. Kuigi CD-sid pole vist enam millegagi jagada, aga mul oli üks asi, mida ma tahtsin siia mängu teema juurde tuua seoses ka sellega, mida me eelmine nädal, või mitte eelmine nädal, aga siis eelmises saates, kui me tegime Apparaadio podcasti festivali saadet, rääkisime. Ja muide lihtsalt siinkohal hästi suur tänu ja sügav kummardus Apparaadio korraldanud inimestele, et see oli hästi lahe, et te selle asja nagu ette võtsite. Ja aitäh Carlotale ka veel kord, et sa meid üldse kutsusid sinna festivalile. Et see oli nagu väga äge asi, aga me rääkisime seal, eks ole, Mandalorianist ja sellest, kuidas me mõlemad oleme seda sarja nautinud ja et ta kuidagi vähemalt mulle tundub siuke nagu täiesti omamoodi sari, täiesti teistsugune sari oma selliselt ülesehituselt tempolt ja loo jutustamise viisilt. Ja täna, kui ma vaatasin siis uut osa jällegi ma ei hakka nagu detailidesse minema, sest inimesed ei ole kõik seda näinud ja ilmselt tahavad. Siis asi, mis mulle silma jäi, et see sari on üles ehitatud nagu arvutimäng. Ta meenutab mulle väga arvutimängu. Et seal isegi on nagu sellised eristatavad
stseenid, mis nagu tunduvad nagu mängudes on need vahevideod või need cutscene'id, eks ole. Ja siis on nagu see põhiosa nii-öelda, mis tuleb pärast seda cutscene'i. Ja need kuidagi vahelduvad väga sarnasel viisil nagu arvutimängudes ja üldse ta jätab sellise rollimängu nagu pointi või siukse nagu, seda on mitmed inimesed rääkinud, et ta meenutab nagu sellist vana, väga kuulsat, väga legendaarset Star Warsi mängu nagu The Knights of the Old Republic, mis oli rollimäng, kuni sinnamaani, et üks osa Mandalorianist on põhimõtteliselt selles Knights of the Old Republic mängus olnud quest, mida siis mängija pidi tegema. Nagu, et selle sarja üleseid, see on nii sarnane, et sul on see nagu põhiquest ja siis sa nagu teed neid nii-öelda side quest'e seal nagu vahepeal, et kuule, et ma aitan sind edasi küll, aga sa pead minema tegema vahepeal selle asja ära või too mulle 10 pudelit, ma ei tea, seda mingisugust sinist piima ja siis läheb asja edasi. Et nagu, et ta meenutab mulle väga arvutimänge ja mul on siuke tunne, et lihtsalt tekkis siuke mõte, et huvitav, kas filmi ja sarja maailm hakkab järjest enam nagu võtma üle asju mängutööstusest, sellest, kuidas mängud on oma lugusid jutustanud, kui nüüd see põlvkond inimesi, kes on harjunud mängima ja on üles kasvanud mängudega, peale tuleb. Kindlasti. Ja naljakas, ma just mõtlesin selle peale enne tänast salvestust, sest mulle meenus see jutt, mida ma rääkisin The Last of Us Part 2 seriaali uudiseid kommenteerides ühes Eesti uudisteportaalis ja mul tuli selline tagantjärele tarkus, ma sain järsku aru, mida ma tegelikult oleksin võinud rääkida selles väikses intervjuus ja see oligi just see, et mulle tundub, et jah, esiteks filmi, sarja ja mängumaailm, need piirid nende maailmade vahel hägustuvad praegu meie silme all ja jällegi rääkides Cyberpunk 2077-st, seal oli ju üks suuri tõmbenumbreid see, et seal mängus mängib, ma ei tea, kas siis kõrvalpeaosa või siis tegelikult sisuliselt kuidagi peaosa, ma ei ole veel jõudnud selle kohani, aga mängib Keanu Reeves. Jah. Et see oli see, millega kogu mängumaailm nagu eriliselt elevile aeti, kui toodi lõpuks Keanu Reeves välja ja ta hõikas lavalt, et jah, ma olen seal mängus. Ja neid näiteid on lähiajaloost ju veel. Enne Cyberpunki tuli välja, kas oligi eelmisel aastal, minu arust tuli välja Death Stranding, Kojima stuudio selline juba ette kultusklassikaks nimetatud mäng, kus mängis Norman Reedus peaosa ja kõrvalpeaosa mängis näiteks Mads Mikkelsen, keda väga paljud kinogurmaanid ja ka sarjagurmaanid austavad, aga kelle puhul võib-olla paljud nendest eelmainitud inimestest ei teadnudki, et ta on nüüd hiljuti üles astunud suures kuulsas videomängus. Ehk siis kui varasemal ajal mängus näitlemine tähendas seda, et keegi lihtsalt läks stuudiosse ja kinkis oma hääle mingile tegelasele, siis üha rohkem kasutatakse nüüd suuri Hollywoodi staare, nii nende hääle kui ka välimuse, ühesõnaga, et nad mängivadki nendes mängudes nii, nagu nad on harjunud mängima filmides ja sarjades, neist tehakse sellised 3D-mudelid ja need mudelid näevadki välja täpselt nagu nemad ise ja salvestatakse kõik need näoilmed ja värgid ja animeeritakse siis vastavalt vajadusele seal mängus ümber. Ja mõeldes The Last of Part 2 seriaali uudiste peale, ma midagi sogasin seal kokku, et ma ei tea, et jah, et mängud on omaette maailm ja eks see on alati lahe, kui tekib võimalus luua ka sari mingisuguse loo põhjal, mis muidu eksisteeris ainult mänguna, aga et inimesed kipuvad tavaliselt pettuma, sest et mäng on üks asi ja sari on teine asi ja ootused on alati väga suured, sest mängus sul on nagu tekib ikkagi mingisugune suurem vabadus ise tajuda seda vibe'i ja seda, ma ei tea, ajalugu siis, mis igas mängus on, et seriaal või film
kipub ikkagi asju kuidagi veel rohkem mingisse ühte nägemusse kokku suruma ja see ei pruugi lihtsalt sobituda kokku fännide ettekujutusega sellest, mis see asi tegelikult on või olema peaks. Aga mis ma tegelikult oleksin võinud öelda tookord, oligi see, et mingil tasandil mind kuidagi häirib see alltekst, mis sellistel vestlustel pahatihti on, mille kohaselt see, kui mingi mängu põhjal hakatakse filmi või sarja tegema, justkui legitimiseerib selle mängu. Et see justkui on siis lõpuks niisugune nagu kvaliteedipitser, et näed, tegu vist on tõesti tegu vist on millegagi, millest võib isegi asja saada. Saad aru, see alltekst justkui näib olevat see, et et enne see oli mingisugune tilu-lilu, aga siis andekad režissöörid ja stsenaristid ja produtsendid näevad järelikult siis selles teoses mingit potentsiaali, et kui me siin teeme natuke mugandame seda asja ja toome nagu päris kunstnikud kohale, siis võib-olla saab sellest luua midagi, mida võib isegi nimetada kõrgkultuuriliseks üllitiseks või teoseks. Ja mulle tundub, et sellist legitimiseerimisprotseduuri mängud tegelikult ei vaja ja see on jällegi veel üks näide sellest, kuidas tegelikult see, et filmid ja sarjad üritavad nüüd mängude valdkonnast imeda välja ideid, näitab jällegi seda, kuidas sarja- ja filmimaailm vajab mingit värskendust ja tajub, et mängumaailm on eest ära jooksmas ja sellepärast on vaja kiiresti imeda siis see mänguvaldkond, mitte tühjaks, aga on vaja sealt nagu hakata ammutama seda miskit, seda imelikku miskit, mis siis mingil põhjusel on haaranud kogu maailma kujutlusvõime ja tähelepanu. Nad on kadedad. Nad on kadedad ja hirmul. Jah, ma natukene, ma ei tea, mulle nagu ühest küljest ma olen sinuga nagu täiesti nõus, aga teisest küljest ma nagu ise mõtlen, et võib-olla siin ei olegi niivõrd nagu see teema õhus, et nagu neid ideid hakatakse sealt varastama sellepärast, et midagi tuleb teha, et päästa see maailm. Kuigi jah, ma kardan, et seal võib ka omajagu tõtt olla. Aga teine teema on see, et lihtsalt, et nagu see viis, kuidas lugusid jutustatakse, on uuele põlvkonnale, kes on kasvanud üles väga palju lugusid kogedes läbi mängude, et sellele põlvkonnale see viis, kuidas videomängud toimivad, on lihtsalt nagu tuttav ja sobiv ja see kõnetab neid ja seetõttu on see nagu isegi lausa kaval ja mõistlik, et need lugude jutustamisviisid, isegi mitte need lood, sest Mandalorian ei ole ju, eks ole, asi, mis pidi minema arvutimängust, eks ole, sarjaks, vaid lihtsalt see viis, kuidas lugusid räägitakse, tuleb sealt nii-öelda arvutimängude poolelt. Et see on nagu selles suhtes päris kihvt ja mul on selline tunne, et eriti sarja formaadis see isegi nagu selline arvutimängulik selline peatükisus või selline nii-öelda põhiliini ja kõrvalliinide nagu süsteem toimib väga hästi. Jaa, ma arvan ka, et siin on ka positiivseid külgi ja ma ei pea igal pool nägema mingit kultuurisõda, kuigi ma seda väga tahan igal pool näha. See on mu lemmik. Parim asi ever. Jaa, see on parim asi ever. Aga mulle tundub, et põhjus, miks seni on mitmed filmid põrunud, püüdes tuua kinolinale mingit mängu või mängumaailma, seisnebki selles, et see vabadus või need võimalused, mismoodi ühes mängus saab lugu jutustada, on lihtsalt nii teistsugused mängus võrreldes filmi või sarjaga ja filmis ja sarjas esinevad loojutustamispiirangud lihtsalt paratamatult vaesustavad kogu seda elamust või kogu seda lugu. Ja ma olen näinud mingeid selliseid vahepealseid teoseid, nagu näiteks Telltale'i
sarjamängud, kus inimesed on saanud näiteks Troonide mängu või siis Walking Deadi lugu, kuidas öelda, kogeda niiviisi, et nad põhimõtteliselt sisuliselt justkui vaatavad sarja, aga võtmekohtades peavad ise otsustama, mida tegelased ütlevad või teevad ja see muudab siis kogu edasise loo kulgu. Need mängud on olnud väga populaarsed ja ma nägin hiljuti Netflixis ma tütrega, kusjuures sattusin vaatama Minecrafti sellist vali ise oma seiklustüüpi multikat, kus siis samamoodi Netflixist, et samamoodi oligi niimoodi, et sa vaatad seda lugu ja siis teatud hetkedel sina pead siis otsustama, kasutades telekapulti, pead siis otsustama, et kas tegelased lähevad nüüd üle silla või hüppavad üle lõkke või siis karjuvad appi, on ju, ja see kõik muudab siis kogu edasise loo kulgu. Mulle tundub, et see on selline nagu kõige lihtsakoelisem viis segada kokku, ütleme, seriaali või filmi maailm ja mängumaailm, eks ole. Aga mulle tundub, et siin on veel tasandeid, mida avastada ja loo jutustamisviise, mida avastada. Noh, ma jään praegu täpselt nii häguseks nagu ma jäin, sest loomulikult mul mingisugust nimekirja ei ole ette valmistatud, et mis need uued tasandid võiksid siis olla ja nii edasi. Aga mul on lihtsalt selline kõhutunne, et see ei pea tingimata olema nii lihtsakoeline lahendus. Ja lihtsakoeline ka ei ole tingimata halb, on ju. Jällegi, ma ütlen, paljud inimesed on väga fännanud neid Telltale'i mänge ja ma saan aru, miks. Aga mulle tundub, et siin saab veel minna kuskil edasi ja võib-olla tõesti ongi näiteks VR-il siin ka suur roll mängida tulevikus. Jah, ma olen täitsa üllatunud, et kuskil on mingi, ma tean, et ma ei peaks olema üllatunud, aga ma tõesti teadnud, et mingi Minecrafti isegi mingi sari või multikas või asi on olemas ja ma tean, et Netflix katsetas küll neid Choose Your Own Adventure tüüpi nagu sarju selle Black Mirroriga päris alguses, aga ma ei olnud isegi kuulnud, et see kuhugi nagu edasi läks, et väga, väga lahe. Kuigi ma ei ole Minecrafti kunagi mänginud ja kuigi ma sügavalt hindan seda mängu ja tema ääretult olulist mõju ja head mõju nagu järelkasvavale põlvele, siis mina ise ei ole kunagi seda mängu mänginud. Ja me vist sündisime natuke liiga hilja Minecrafti jaoks, mulle tundub. Kuigi ma ei tea, PewDiePie on umbes sama vana kui meie ja ta on viimased 10 aastat mänginud Minecrafti oma YouTube kanal. PewDiePie elab minuga samas linnas, kusjuures ma kuulsin. Ongi nii või? Olete seda poes näinud või? Ma ei ole, sest kõik käivad maskidega. Võib-olla ma olen näinud, võib-olla ma olen ostnud talt isegi toitu näiteks kuskilt koopist, aga ma ei tea. Kui tal on mingid siuksed kõrvalametid näiteks. Aga mingid mõtted tulid mul veel selle teema kohta. Üks mõte oli see, et mulle näib, et põhjus, miks siiamaani see mängude ja sarjade või filmide kokkusulatamine on olnud nii basic või kuidagi siuke nagu lihtsakoeline, seisneb paljuski ka selles minu meelest vales eelduses, et mängud on huvitavad sellepärast, et sa saad ise valida, mis seal juhtub või mis järjekorras sa seal asju teed. Minu meelest see ei ole nagu see peamine põhjus, miks mängud on ägedad. Ja, nõus. Et kuidagi, ja ühtlasi teine vale eeldus minu meelest on see, et filmid ja sarjad ei köida, ma ei tea, noort publikut tänapäeval nii väga, kui need varasemaid põlvkondi köitsid, sellepärast, et kõik jubedalt kibelevad tänapäeval ise valida, mis juhtub filmis või sarjas. Minu arust see ka on täiesti vale eeldus. Yeah. Mina ütleks, et filmid ja sarjad ongi sellepärast alati olnud ägedad, et sa andud kellegi teise visioonile. Sa ostad pileti ja teed kokkuleppe filmi autoriga ja näitlejatega ja operaatoritega, et sa nüüd lihtsalt istud maha ja oled vait ja ise ei sekku ja lased kõigel juhtuda, mis siis juhtuma hakkab seal ekraani peal. Sind nagu kutsutakse mingisse maailma vaatlema siis kellegi
elukäiku või kellegi maailma. Ja mängudes on natuke nagu teistpidi see asi, et sa põhimõtteliselt saadki justkui oma avatariga viibida kuskil, mis ei ole see maailm, kus sa muidu viibid. Ehk siis mulle tundub, et mängudes on suuresti nende võlu seisneb selles võimaluses olla kohal kuskil oma avatari kaudu, kus muidu olla ei saa. Ja see, et sa ise saad valida ja teha asju ja hüpata ringi ja nii edasi, see kõik tuleb see kõik nagu kaasneb selle koha peal olemisega, aga see ei ole kogu selle asja point justkui. Nii et sellepärast mulle tundub, et need vali ise oma seiklustüüpi lood on natuke nagu et seal võiks tegelikult olla midagi palju enamat, mis võib-olla rakendaks palju tugevamalt nii filmi kui ka mängumaailma tugevusi. Nõus. Ma ei tea, kas sa saad aru, mis ma mõtlen? Yeah. Et kuidagi, et see kuidagi on, et see tehe on justkui liiga lihtne, mis on tehtud nende vali ise oma seiklustüüpi lugude puhul. Jah, pealegi ma ei ole nagu 100% kindel, aga mul on selline tunne, et nagu need vali oma seiklustüüpi lahendused raamatutena olid isegi enne nagu arvutimänge ja see on nagu selline väga vana formaat põhimõtteliselt. Ja, see on väga hea point ja kui tuli internet, siis paljud inimesed katsetasid uute selliste, ma ei tea, hüperlink-romaanide kirjutamisega, et et meil on käes 90-ndad ja keegi enam ei viitsi lugeda paksu 500 leheküljelist raamatut, mis on ainult ühtemoodi kogu aeg. Et nüüd on ju niimoodi, et kõik tahavad vajutada kogu aeg linkidele, lugedes raamatut ja hüpata ise ühest peatükist teise ja ühest sündmuste käigust teise, aga keegi eriti nagu ei viitsinud minu meelest. Üleüldse lugeda romaani arvutiekraanilt, eriti 90-ndate kuvarilt, mis kiirgab sulle näkku ja säriseb, ma ei tea, ei olnud võib-olla kõige mõnusam. See ei olnud oluliselt mõnusam, kui päriselt füüsilise raamatuga kuskil tugitoolis kerra tõmmata ja lihtsalt lülitada end välja ja nautida head lugu. Ja pealegi ju hea loo nagu point võib olla ka see tihtilugu, et see nii-öelda narratiiv on üles ehitatud just sellele, mis on nende valikute sellisel viisil tehtud valikute tagajärg. Või see tegelane teeb teatud valikuid, ta teeb neid teatud järjekorras ja see loob mingisugused tingimused mingite asjade juhtumiseks ja see on see nagu see põnev pool, mille sa pead esile tooma, et kui sa oled arvutimängus, siis sa võid kas nagu seda sama asja teha, et sa nagu piiritled väga tugevalt mängija, et kõik need olulised otsused, mis seda sündmustikku mõjutavad, eks ole, ongi nagu võimatult nagu kinni pandud, et sa ei saagi seal teha nagu eriti palju valikuid. Väga paljud mängud on sellised, kus nagu see, et sa käid ringi ja teed mingeid tegevusi, tegelikult ei mõjuta su valikuid, eks ole, et see ei ole isegi mängus nii oluline osa. Mõnes mängus on valikute tegemine jälle väga-väga oluline osa. Ja samamoodi nagu raamatute või filmide või mille iganes puhul, et kui sa nagu kaotad sealt ära need, või kui sa nagu asendad need nii-öelda ettemääratud olulised valikud mingisuguse võimalusega, siis sa tegelikult võib-olla ei jutust üldse seda kõige põnevamat lugu ja seetõttu siin nagu see narratiiv kannatab lõpptulemusena. Täpselt, see on nii hea tähelepanek. Või siis sa võimaldad, eks ole, valida, aga tegelikkuses need kõik nagu tulevad kokku ikkagi täpselt samaks asjaks või siis paariks nagu oluliseks asjaks ja siis nende valikute nagu tähtsus kaob ära, nad muutuvad nagu nullilähedaseks, et siis sa nagu petad inimest, et justkui näiliselt on valik, aga tegelikult ei ole. Ma olen täitsa nõus sinuga, et see Netflixi tüüp, et nüüd mida see tegelane edasi teeb, et mind ei ole see kunagi huvitanud, ma ei ole isegi seda Black Mirror osa vaadanud ja see gimmick seal juures kindlasti ei pane mind seda nagu rohkem vaatama, see pigem meenutab mulle Futuraamat, kus tegelased läksid kinno vaatama Calculoni uut filmi ja siis film algab sellega, et Calculon siis tegelane istub oma politseikabineti laua taga ja tegeleb paberitega ja siis järsku tuleb talle teade, et kuskil nagu, mis on siis
ilutulestiku vabrikus on mingisugune suur põnev võitlus toimumas, et siis jääb film seisma ja see peategelane siis Fry peab valima, et kas Calculon läheb siis sinna seda action stseeni läbi mängima või jääb oma kabinetti ja vaatab oma paberid veel korra üle. Ja muidugi, kui valid action stseeni, siis see kinotool vastas, et sa oled valinud, et ta jääb kabinetti. ja film läheb edasi sellega, et ta lihtsalt vaatab pabereid kabinetis. Et noh, see on nagu, ma ei tea, ma ei näe sellel, see on võib-olla huvitav sulle kui režissöörile või sulle kui stsenaristile nagu proovida neid lahendusi, et midagi põnevat teha, aga minule kui vaatajale see nagu tegelikult väga midagi juurde ei anna. Ja. Naela pea pihta tabasid. See oli väga hea kokkuvõte, Ivo. Aitäh. Sest mulle tundub ka, et jutuvestja, kui ta jutustab lugu, siis ta nii käib oma peas läbi kõik erinevad variandid, mismoodi lugu võiks edasi areneda. Ja miks maailma parimad lood on nii head, ongi ju sellepärast, et autorid on võtnud vaevaks sõeluda välja need kõige põnevamad või kõige liigutavamad või kõige tähenduslikumad sündmused ja autor reastab need tähenduslikud sündmused siis kuidagi niimoodi sinna loo sisse, et lugeja või vaataja näebki kõige põnevamat võimalikku versiooni sellest loost, vähemalt autori seisukohast kõige põnevamat. Ja kui see on tõeliselt hea lugu, siis see ongi tõeliselt eriline. Siis need valikud ongi tõeliselt üllatavad, liigutavad, tähenduslikud. Ja kui sa paned lauale nagu kõik valikud, siis see on idee tasandil justkui huvitav. Aga praktikas ongi lihtsalt põhimõtteliselt siuke harjutus, et vaatame, mis nüüd juhtub. Tõde ja õigus valikutega on siuke, et vaatame, mis siis saab, kui Andres ei tee nii palju tööd. Nüüd vaatame, mis juhtub, kui Pearu ei joo kogu aeg. See on nagu, et ja naabrid said läbi järgmised aastakümned. Et mida sa saad sellest siis lõpuks? Ma mõtlesin, et kuna meie saates on keeleteema sellise naljana kogu aeg läbi jooksnud, et siis võiks täna ka rääkida keelest ja siin mingisugune selline sõnakorje võistlus oli vahepeal siin sügisel nimega Sõnaus. Ma täpselt ei tea, mida see sõnaus tähendab, ma arvan, et see on ka üks nendest huvitavatest uutest ja mingi väga hea tähendusega sõnadest, aga ma nii palju ettevalmistustööd pole selleks salvestamiseks teinud, et pigem ma lihtsalt nägin siin 50 sõna, mis valiti nagu esmajärjekorras välja nende inimeste poolt esitatud sõnadele. Ma saan aru, et siin ka see nagu point oli nagu selliseid digitehnoloogiaga seotud sõnu eesti keelde juurde luua. Ja siis ma mõtlesin, et me võiksime neid 50 sõna vaadata sinuga ja vähemasti siis hinnata, kas see on meie meelest nagu äge või mitte, võib-olla väike põhjendus anda ja kui me suudame, et äkki me suudame midagi paremat asemele soovitada, see on kõik täiesti mõttetu ja sisutu harjutus, sellepärast et ma ei hakka nüüd siin või meie ei hakka Sõnausega kõvat konkurentsi tegema, aga see on, ma arvan, lihtsalt huvitav kuulamine või siis vähemasti kuulamine, mille saatel magama jääda, nagu üks õige podcast peab kuulamine, mille saatel valida välja midagi paremat, mida kuulata. et see on see aeg, mida te saate valida, eks ole. Teeme äkki sellise välkvooru jälle. Et ma ei tea, 5 sõna ühelt, 5 sõna teiselt või kuidagi niimoodi, et hindame ja pakume välja parema alternatiivi, kui seda on vaja. Ja ma ei usu, et me suudame igale ühele alternatiivi välja mõelda. Aga kui teha siuke välkmäng, siis see võib anda üllatavaid tulemusi. No proovime, vaatame. Kas ma hakkan sulle esimesena ette lugema? Loe mulle, jah. Kas sa vaatad sealt Sõnause, kas sa vaatad sealt Sõnause Facebooki lehelt neid postitusi põhimõtteliselt või? Siin on 50 pilti ühes kokku pandud siia niimoodi. Okei, seal samas, kus on see ulaõpe ka, on ju? Jaa, see on esimene. Seal saab klõpsida edasi, okei, nii.
see on, distantsõpe on siis soovitatud kasutusele võtta selline sõna nagu ulaõpe. Mis sa arvad sellest? Ma ei arva hästi sellest, sest et see seostub mul ula peal olemisega, mis seostub mul ringi kolamisega, sellise sihitusega, seal on mingisugune teatav hinnangulisus sees. Et kui keegi on ula peal, siis see on probleem ja selle peale vaadatakse viltu. Nii et ulaõpe, see on jälle süke, selle sees on peidus justkui see keeld, et ära mine välismaale. Ära mine ula peale. See on ajude äravoolu vastane sõna. Mulle meeldib, sisuliselt. Mulle meeldib see, kuidas see sõna kõlab, ulaõpe, aga võib-olla siis võttes seda, mida sina ütlesid nagu arvesse, võiks olla ulaõppe alternatiiv hoopis nendele inimestele, kes ütlevad, et nemad on käinud eluülikoolis, et selle asemel, et järgmine kord ütles, et ma olen eluülikoolist, vaid ma olen ulaõppes õppinud seda kõike. See on väga hea mõte kusjuures, ja ma saan aru, et distantsõpe ei tähenda seda, et keegi peab olema teises riigis tingimata, et distantsõpet saab läbida ka niimoodi, et sa viibidki oma kooliga ühes linnas ja lihtsalt ei käi füüsiliselt koha peal, vaid õpid arvuti taga oma kodus või kuskil, aga igal juhul, ma olen väga nõus, see on eluülikooli rubriigis töötab see sõna väga hästi. Võtame järgmise, elektriline tõukeratas on pakutud sähku, mis sa sellest arvad? Teeme kordamööda, aga okei, ma vastan sähkule, aga sähku, see on natuke nagu mingisugune pätu või see on nagu siuke titekas naljasõna. Ei meeldi, ma ei tahaks sähkuga ringi sõita, mulle meeldib, kusjuures tõuks näiteks on ka ju siuke titekas slängisõna ja mul ei ole selle vastu midagi, aga siin tuleb mängu jälle see harjumuse jõud, et kui miski tundub veider, siis pärast seda, kui seda on piisavalt palju sulle korrutatud päevast päeva, siis see lihtsalt normaliseerub või muutub harjumuspäraseks. Ja ma arvan, tõuks oleks ka imelik tundunud alguses. Ma arvan, et tõuks on nagu sõnana nii hästi toimiv ja nii selgelt kõigile aru saadav, et kui keegi ütleb, et ma tulin täna tõuksiga tööle, siis ma arvan, et kõik saavad aru kontekstist nagu, mida see inimene sellega mõtles. Et enamus inimesed, kes kasutavad mitte elektrilisi tõukerattaid, neid on esiteks vähe, ütleme täiskasvanute hulgas ja enamasti inimesed teavad siis, et nemad on see inimene, kes käib tööl tavalise tõukerattaga. Et ma arvan, et siin ei tekki nagu mingit erilist vahet, et kõik need nii-öelda linna peal, ula peal olevad elektrilised tõukerattad võivad olla lihtsalt tõuksid. Ma arvan, et see on fine. Ja nii mõnigi jalgratas töötab ka ju mootoriga. Ja siis lihtsalt inimene täpsustab, et mul on mootoriga jalgratas. Ei pea leiutama sinna juurde mingit, ma ei tea, et mul on sähvatav ratas või välguvelo. Välguvelo. Okei, mis sa... Okei, see on huvitav. Wi-File on pakutud alternatiiviks siis kaunis uudissõna vire. Mulle ei meeldi see üldse, sellepärast, et esiteks ma arvan, et Wi-Fi on meiega nii kaua juba olnud, et sellele uue alternatiivi väljapakkumine tekitab lihtsalt kohutavalt segadust. Ma arvan, et Wi-Fi eesti keeles toimib väga hästi. Ma arvan, et seda ei pea mitte kuidagi muutma küll, aga ma olen 100% nõus siin selle postituse all on kommenteerinud Jaagu Pirve, et see sõna sobiks hoopis virtuaalreaalsusele ja sellega ma olen 100% nõus. Vire on väga hea vastand virtuaalreaalsusele. Et siis ma ei tea, kas see on siis vireklubi või vireruumid või ma ei tea, kus need kohad on, kus sa saad käima või ma naudin seda mängu või videot vire abil või see on selline viremäng või virevideo, et see, ma arvan, toimib nagu suurepäraselt, aga Wi-File ei ole vaja minu meelest alternatiivset sõna eesti keelt. Ja ma panen ka kohe selle inimese ideele laigi. Nii, läks kirja. Aga näed, kohe siin järgmine sõna on jällegi Wi-Fi ja siin on pakutud siis alternatiiviks õhuvõrk. Mis sa sellest arvad? See ei meeldi mulle sellepärast, et Wi-Fi on lühem sõna ja nõuab vähem energiat, et see välja öelda. Õhuvõrk on natuke pretensioonikas minu meelest. Ma ei tea, see on nagu traadita internet. Ma ei tea, kas seda on hea öelda või? Mis traadita? Kus see traat üldse oli esialgu?
et ma ei ole seda pingutust väärt, mulle tundub. Õhuvõrk iseenesest sõnapaaril pole midagi viga, on väga otsene vaste ja kirjeldab mõnes mõttes seda, mida ta peab kirjeldama, aga noh, ma ei tea, ei ole vaja. Tead, mul on selline tunne, et õhuvõrk on selline sõna, mida kasutab selline inimene, kes tead, tuleb koosolekule kohale. Esiteks ta on ainuke inimene, kes kannab, eks ole, oma särgi peal vesti ja kikilipsu. Ja ütleb, et ma võtan oma rüperaali ka välja, et kas teil siin õhuvõrku ka on. Vaata selline natukene kelmikas inimene. Ma tean, et mina olen tihtilugu see, ihukarvad tõusid püsti praegu mul, Ivo, sind kuulates. Ma tean, et mina olen tihti see, kes käib ringi särgi, vesti ja kikilipsuga, aga jah. See stereotüüp ei pea ju alati korrektne olema, eks ole. Okei, ma pakun sulle järgmise. Virtuaalreaalsusele on pakutud uudissõnana alternatiiviks sõna ulmaruum. Jah, vaata siin nüüd ma arvan, et see on nagu, ma ei tea, et ulmaruum kõlab jällegi, ta on siuke ilus ümmargune suur sõna, mis nagu justkui sobiks mingile uuele maailmale, nagu virtuaalreaalsus on. Aga vire on lihtsalt nii palju parem. Yeah. Et ma arvan, lihtsalt see ulmaruum nagu kõlab ägedalt ja suurelt. Võib-olla see ruum siin ka nagu aitab, aga ei, ma arvan, et vire on oluliselt parem. Ja ulmaruum on iseenesest kaunis ja poeetilise kõlaga sõnapaar. Tegu ei ole siukse väärt sõnapaariga, mis on justkui jõuga kokku pandud, aga ma olen nõus sinuga jah, et see on natuke vähe kirjeldav või vähe täpne. Virtuaalreaalsuse puhul sa saad aru, millisest meediumist või platvormist täpselt räägitakse. Ulmaruum võib olla ka miski, mis eksisteerib kuskil raamatus. Näiteks, ma ei tea, Rehepapis on oma ulmaruum ja Sõrmuste isand raamatus on oma ulmaruum ja nii edasi. Mulle muidugi jälle sõna meeldib, aga mitte selles kasutuses. Jaa, nõus. Nii, siis on siin unisex on tõlgitud suvasooline. See on ju väga kole vaste või see on nagu täiesti siuke, ta on mingi suvasooline, nii et las pissib kuhu tahab. Ma ei tea, see ei ole isegi poliitiliselt korrektne minu meelest. Jah. Liigume edasi. Selline sõna nagu token, sina kui suur hasartmängude mängija, et seal sa kindlasti kasutad tokeneid, et internetis oma raha maha parseldada, on ju. Et sellele on valitud siis alternatiiviks sõna digimünt. Mulle ei meeldi see sellepärast, et ei tööta. Minul ei seostu sõnaga token mitte üldse mingisugused mündid või mingisugused žetoonid, vaid kui me räägime siin, eks ole, arvuti maailmast, eks ole, et siis token on tihtilugu hoopis kasutusel kontekstis, et mingi turvaelement või ma ei tea, mingi parool või sõrmejälg või midagi, see turva kontekstis hoopis kasutusel ja seetõttu nagu digimünt ei toimi, sellepärast, et ta justkui nagu hoopis tähendaks krüptoraha. Et nagu, see oleks nagu, kui keegi ütleb mulle, et mul on mingi 3 digimünti, ma olen rikas, siis ma kohe mõtlen selle peale, et tal on bitcoine. Jaa, täpselt. Et need kaks asja nagu ei seostu minu jaoks üldse. Ma ei oskaks sellele tokenile, nagu võib-olla siis turvažetoon üldse ei toimi, nii et ma ei hakkaks isegi proovima mingit head alternatiivi pakkuma sellele token. Ta on võib-olla ka liiga spetsiifiline eriala termin, et teda ei peagi nagu võib-olla eriti eestindama. Ma ei ole 100% kindel selles vajaduses. Sõnal token on ka rohkem tähendusi kui sõnapaaril digimünt, sest et nagu sa ütlesid, on ju, tegu võib olla mingisuguse turvaelemendiga kuskil digikeskkonnas, tegu võib olla ka, nagu ma naljatlemisi ütlesin, võib-olla mingisuguse nagu tõepoolest digimündi või žetooniga mingisuguses virtuaalhasartmängu keskkonnas, aga tegu võib olla ka näiteks nii-öelda nagu trofeega, et kui sul on mingi token, ma ei tea, sõber või token
pruut või näiteks South Parkis on Token, on, eks ole, see üks ainus mustanahaline poiss, et ta on seal siuke token tegelane, sest et ta on seal justkui selleks, et esindab ühte vähemust, eks ole. Jah, et ta on nagu siuke, et ühesõnaga token on siuke kontekstist tugevalt sõltuv mõiste, mida kindlasti ei saa kokku võtta ainult sõnapaariga digimünt. Järgmine sõna on striimima, mida on tõlgitud siis vooglema. Ma ei ole sõna striimima kõige suurem fänn, pean tunnistama. Et vastet oleks vaja. Jah, olen seda kasutanud olude sunnil, sest et pole leidnud paremat sõna selle asja väljendamiseks. Vooglema on natuke siuke, et ma siin nagu vooglen vasakule paremale, et seal on mingisugune siuke imelik, ma ei tea, see seostub, meenuvad ka sõnad laperdama ja kuidagi kulgema ja et see on nagu mingisugune siuke, ma ei tea, et keegi tõmbab kanepit ja siis kuulab mussi ja siis voogleb oma peas, ma ei tea, tripib ringi, et see kuidagi ei ole nagu ei taba pakku nii täpselt, kui võib-olla võiks. Aga mis sa arvad, kui voogama? Sest eks ole, kõik need voogesitust platvormid ja asjad, et võib-olla ma voog edastan seda sarja, ei kõla nagu hästi, aga võib-olla ma voogan seda, see kõlab kuidagi koledasti, ma ei taha öelda, ma voogan midagi, ma voogasin eile seda NBA dokumentaalfilmi, ei see kõlab koledasti, kuigi voog ise on nagu hea vaste, ütleme, nagu voogedastusplatvorm minu meelest on täitsa nagu okei. Kuigi võib-olla pikk ja kohmakas, siis nagu tegusõnana, et ma teen midagi, ma ei tea, ja ma olen sinuga nõus, striimimine vajaks nagu paremat eestikeelset sõna. Mulle tundub, et see on üldse selline sõna, mis ei vaja enam väga pikalt, mis ei pea enam väga pikalt isegi olema mingi eraldi sõna. See meenutab mulle natuke seda, mida kunagi Tõnu Runnel ütles Hendrik Roonemaa saates, et sõna nutitelefon on ka, see on niisugune sõnapaar, mis ilmselt aegub üsna kiirelt, sest et varsti lihtsalt pole mõtet täpsustuseks juurde öelda, et tegu on nutiseadmega, sest kõik seadmed on nii-öelda nutiseadmed lõppkokkuvõttes. Juba täna lõpuks. Ei ole vaja, eks ole. Ja siis lihtsalt, et sa lihtsalt ütled telefon selle asemel, et nutitelefon, et sama on selle striimimisega, mulle tundub, et kuna praegu on vaja täpsustada, on ju, et millist kanalit pidi see info sinu seadmesse jõuab, siis striimimine justkui aitab seda täpsustada, aga kokkuvõttes tehnoloogia on vahetunud või edasi arenenud, aga protsess on ju ikkagi sama nagu oli, ma ei tea, teise maailmasõja ajal, kus keegi saatis mingi signaali kuskile ja keegi kuskil võttis selle signaali siis vastu. Ehk siis sa kas kuulad midagi või vaatad midagi või loed midagi ja see jõuab sinuni mingi signaali kaudu, on ju. Nii et selles mõttes see täpsustus, et ma striimin nüüd, mitte ei tule mulle see NBA dokumentaal nagu raadiolainetega telekasse, ma ei tea, et see on nagu praegu veel on nagu relevantne, aga ei pruugi seda olla, ma ei tea, 12 aasta pärast näiteks. Nii et ma ei näeks vaeva, ma lihtsalt ütleks edasi striimima, kuni enam ei pea üldse seda ütlema. Meil ei ole ükski sõna seni meeldinud ja me ei ole pakkunud ka paremaid alternatiive. Me lihtsalt teeme maha teiste inimeste tööd. Kas nüüd on vist viimane sõna mul sulle pakkuda? Lähtekoodi repositoorium, mis asi see on? Ma ei tea, mida see isegi tähendab. Ja kui ma vaatan seda alternatiivi, mida on pakutud, siis see tundub oluliselt selgem mulle. Mida sina arvad alternatiivist koodivaramu? Ma arvan sellest väga head. Ma arvan, et see on suurepärane sõna, aga kui ma vaatan siin kommentaare targematelt inimestelt kõrval, siis tundub, et see on juba kasutusel, nii et tegu on hea sõnaga ja väga hea on, et seda ka kasutatakse. Lähtekoodi repositoorium, nii palju kui mina sellest aru saan ja ma ei ole programmeerija, aga on erinevad teenused, mis võimaldavad sul siis hoida oma programmi lähtekoodi, et seda siis näiteks avalikult jagada ja võimaldada siis mitmetel inimestel sellega tööd teha, et näiteks kui sa võtad
Linuxi, mida igaüks võib ju, eks ole, võtta ja ümber kirjutada ja muuta ja jagada ja nii edasi, et siis on oluline, et sul oleks nii-öelda versioonid sellest koodist, siis eri versioonid oleks eraldatud ja inimesed saaksid siis eri kohtadest neid võtta ja ümber teha ja liigutada, et selleks on siis erinevad need koodivaramud ja ma arvan, et see toimib suurepäraselt, aga me ei saa ju 50 sõna olla läbi käinud, siin head sõnad alles tulevad. Ei, me pole 50 läbi käinud, ma lihtsalt mõtlesin, et me võiksime mõlemad vaadata läbi 5 sõna, et kokku 10, sest et 50 võtaks aega veel 3 tundi. see on ka muidugi tõsi, aga meil on veel saates natuke aega, kas sa tahad mingit muud teemat võtta, muidu siit tuleb päris toredaid sõnu või siis me võime võtta nagu lihtsalt korra läbi käia niimoodi, et ma võin öelda näiteks sõnad, mis mulle väga meeldivad. Jaa, teeme niimoodi. Sest näiteks shortcutile kiirviit on väga hea vaste. Mulle meeldib. Ma näen ka sõna õkve shortcutile alternatiiviks. Väga huvitav on üritatud leida vaste shitpostingule ja mõlemad nendest on läinud nagu seda lapsega rääkimise teed, et kas risu või sopa postitus ja minu meelest see üldse ei kajasta seda viha ja emotsiooni, mida esialgne shitposting kajastab, et see ei ole minu meelest okei. Ma mõtlen siit... Pakiautomaat, pakomaat, palun, milleks? Inimesed. Aga ahel vaatama, järjest sarja vaatama, bingima, ahel vaatama minu meelest on täitsa hea. Jah, et kui saab öelda ahel suitsetama ja see on täiesti vastuvõetav üldsusele, siis ahel vaatama. Jah, võib. Siin on üritatud hashtag... Ma ahel vaatasin eile õhtul Witcheri sarja. Ja me ahel vaatasime selle eile läbi. Minu meelest see toimib. Hashtag on üritatud leida nii tähisti kui ka haaksõna ka vastet, aga minu meelest hashtag on ka üks nendest asjadest, et seda nagu enam ei muuda ja ei saa muuta. Kui siis mulle meeldib see nagu selline irooniline tõlge, trellid, et trellid mina siin, et see minu meelest võib olla okei. Kas sa nägid, et gaasipedaal vajab ka alternatiivi? Ja selle alternatiiviks on pakutud sõna vungits. See ei toimi mitte ühelgi tasemel. Ma ei teadnud, et gaasipedaal on ka problemaatiline sõna. Ei ole. Kindlasti ei ole. Ja pealegi see gaasipedaal kui selline on nagu niikuinii ära kadumas kontseptsioonina, et elektriautol on küll gaasipedaal olemas, aga seda ei ole mõtet nagu isegi kutsuda gaasipedaaliks ja see, mis protsessid seal taga toimuvad, sellega ei ole nagu, see ei ole üldse oluline. Sorry, ma tean, et sa pakkusid välja, et sa ise käid oma lemmikud läbi, aga siis ma jäin ka klõpsima ja ma siin pakun vahele asju, mida ma märkan. Mulle väga meeldib... Droon on linnuk, ma näen. Ei, see on segadust tekitav. Aga taibutalgud hackathoni jaoks on minu meelest parim sõna siin. Et minu meelest hackathon on sõna, mis vajab eestikeelset vastet ja ma arvan, et taibutalgud on suurepärane vaste. Viraalseks minema, vohanema. Mulle see nagu vohamine selles kontekstis täitsa meeldib, aga mul on tunne, et vohanema ei ole päris hea vaste viraalseks minemisele. Ma näen ka, ja see vohanemine on väga segadusse, mis asja, see kõlab nagu kui miski see kuidagi kõlab niimoodi, nagu tegu oleks mingi bakterikolooniaga, mis hakkab vohama ja tekitab palju probleeme. Ma ei tea, see ei ole nagu... Õelaid kommentaare kirjutav inimene võiks olla digitigedik. See on ka päris lahe. No, mulle ei meeldi see nagu pätu esteetika, mis kaasneb selliste uudissõnadega. Saad aru? Et kuidagi, et nagu sa ütlesid, et see kõlab nagu keegi üritaks lapsele seletada, 3-aastasele seletada, et vaata, tema siin on digitigedik. Ja kuidas öelda, ta istub arvuti taha ja hakkab risu postitama. Sopa postitama. Sopa postitama.
see peaks olema midagi ikkagi nagu, ma ei tea, persevest, aga digivest või midagi siukest. jaa, et see siuke nagu vängus kaob ära, kui sa liiga pätuks lähed. Sõna clickbait, klõpsulõks, vaat see mulle meeldib. jaa, see on suurepärane. See toimib hästi. Kas sa tead, mis asi on doom scrolling või? Mul pole isegi sellist ingliskeelset väljendit kunagi kuulnud. Kuule, tead, üks päev ma mõtlesin selle peale ja ma üritasin jätta meelde, et ma seda guugeldaks. Ma arvan, et ma praegu oletan, ma unustasin guugeldada ja ma arvan, et see tähendab seda, et kui sa lihtsalt jääd scrollima kuskile sotsiaalmeediasse või kuhu iganes, tead küll, et juba ammu plaanisid tegelikult telefoni käest panna ja minna midagi asjalikku tegema, aga siis 20 minutit hiljem avastad, ikka veel scrollid edasi seal Instagramis või Facebookis või kuskil. Ma arvan, et see on see, aga vaatame, mida Google ütleb. Ja ongi, et Urban Dictionary ütleb et kui sa muudkui rullid edasi sotsiaalmeedias ja ei suuda lõpetada ja ootad muudkui, et sa näeksid veel midagi, mis sind närvi ajab või kuidagi käima tõmbab. Ma kardan, et kui su sõber küsib sult, räägid sõbraga, ütled, ma ei saanud eile üldse magama jääda, et ta küsib, miks, ja sa vastad, et ma süngerdasin, siis ma arvan, et ta saab valesti aru ja ma olen üsna kindel, et kui sa vastad, et ma õõvlesin niisama internetis ringi, siis ta saab ka väga valesti aru. Nii et need ei toimi hästi, ma arvan. Doom scrolling, kuidagi jällegi kirjeldab midagi enamat kui need kaks alternatiivi. Aga ma olen nõus, et see on näiteks mingi väljend, millele oleks väga lahe leida mingisugune parem vaste, sest et see on miski, mida väga paljud inimesed pahatihti teevad. Nõus. Sa unustad end ekraani vaatama sotsiaalmeedias, et kuidas seda võtta kokku üheks lihtsaks sõnaks. Hea küsimus. Minu meelest vajab dokumendi haldussüsteem normaalset sõna, aga pabrik ei seostu mul kuidagi internetis oleva andmebaasiga. Ei, ja on liiga sarnane sõnaga vabrik. Yeah. Ühtlasi on eksitav sõna, ühesõnaga, et kui võtta Bluetooth sõnaks, mis vajab asendust, siis seda kindlasti ei saa asendada sõnaga kohtlevi. Sest et kas Bluetooth ei ole mitte eraldi patenteeritud selline kohtlevi tehnoloogia? Aga ta on omamoodi omaette tehnoloogia, mille nimetus ongi Bluetooth. See on samamoodi nagu ma ei tea, sõna DVD näiteks või midagi sellist, et sa võid sellele mõelda mingi vaste välja, mis on, ma ei tea, rohkem eesti keele moodi, aga see võib olla eksitav siis lõpuks, sest et kohtlevi pakkuvaid, ma ei tea, platvorme on ju veel. Bluetooth pole ainus. Jah, see on umbes sama, kui sa võtad selle DVD ja tõlgid ta eesti keelde videoplaadiks, siis tegelikult on terve hulk teisi standardeid, sealhulgas Blu-ray, HD, DVD, video, CD ja kõik muud, mis läheksid ka selle sama videoplaadi alla, laserdisk ja nii edasi, et see nagu selles suhtes ei toimi. Veider on see, et keegi on üritanud nagu chatroom'i tõlkida, mis on selles suhtes veider, et võib-olla see on see nüüd, et Discord on tagasi toonud nagu IRC jututoad, aga jällegi ma juba kasutasin siin sõna jututuba, see ei vaja, esiteks chatroom on teema, mis enne Discordi oli, ma ei tea, 10 aastaid minevikus, seda ei kasutatudki õieti enam, võib-olla nüüd ta on nagu tagasi tulemas, aga meil on juba olemas sõna, mida juba siis kasutati, mida kõik teavad, mis on jututuba, ja kui sa ütled, me eile sõbrannadega jututoas rääkisime, siis ma arvan, et keegi ei mõtle, et see oli mingi päris tuba, kus te juttu käisid ajamas. Et ma arvan, et mis see alternatiiv oli? Lobamu või? Jutla. Jutla. Ja chatile või vestlusäpile on vastandiks toodud lobar, mis on natuke kole sõna. On küll. Ma ei saa aru. Miks on vaja asju koledaks teha? Ja see jällegi, vaata, mulle tundub, et kui inimene pakub siukse vaste välja, siis ta kas püüab olla humoorikas
või siis ta vaatab sellele kõigele kuidagi nagu ülevalt alla, et just nagu jututoas ei oleks võimalik isegi rääkida midagi sisukamat kui lihtsalt mingit loba. Saad aru, mis ma mõtlen? Jututuba on oluliselt neutraalsem ja hinnanguvabam ja täpsem vaste tegelikult chatroomile. Nõus. Ja ma ütlen ausalt, et tegelikult on see hästi äge, mida on üritatud selle sõnausega teha, nii et ma üldse ei kritiseeri seda tegevust kui seda ennast ja kindlasti ma ei kritiseeri ka ühtegi nendest inimestest, kes neid välja pakkusid, et ma arvan, et siin on see, et inimesed nagu üritavad mõelda lahedaid ja sobivaid sõnu nagu praegustele nii-öelda võõrsõnade asemele, ma arvan, et see on nagu suurepärane. Aga jah, mingid asjad mulle lihtsalt ei meeldi. To be fair, isegi paljud sõnad, mis on kasutusele võetud minu eluajal, mulle näiteks ei meeldi. Minu meelest taristu ei ole ilus sõna, kuigi ka infrastruktuur samamoodi ei ole ilus sõna. Ja minu meelest nagu, ma olin väga pikka aega, mulle ei meeldinud sõna kestlik, et ma eelistasin jätkusuutlikku, mis on nagu selline otsetõlge ja võib-olla mitte väga hea. Aga kestlik on mulle nagu ajapikku meeldima hakanud, nii et miks mitte. Nii et võib-olla need asjad lihtsalt tulevad meieni. Ma arvan sama, et see pingutus on iseenesest on väärt pingutus ja kindlasti keel kui selline elav aine, mida me kõik omavahel jagame ja mille abil me üldse suhtleme, ongi pidevas muutumises ja meie olemegi need inimesed, kes keelt säilitavad ja muudavad, nii et see arutelu tahes-tahtmata käib kogu aeg, isegi kui me aktiivselt selles arutelus ei osale, siis see, mismoodi me igapäevaselt räägime, propageeribki ju seda, mismoodi keel üleüldiselt kõlab ja kuidas seda üleüldiselt kasutatakse. Ja ma ei arva ka seda, et uudissõnadega harjumine peaks olema kuidagi valutu protsess. Kindlasti alati on ebamugav hakata tegema midagi, mida sa ei ole harjunud tegema, või kuidagi, et kui keegi tuleb ja ütleb sulle, et ei, et see, mismoodi sa oled rääkinud nüüd viimased 15 aastat ei ole õige, nüüd sa pead seda muutma, et siis see on kuidagi ebameeldiv see on ebameeldiv moment, aga ega keel muutub ju niikuinii kogu aeg ja ma mäletan minu suureks üllatuseks ka näiteks sõna relv ja nii mõnigi teine nüüdseks väga tavapäraseks saanud sõna ei eksisteerinud veel 100 aastat tagasi näiteks, et oligi keeleuuendaja Johannes Aavik tegi sedasama, mida sõnause tähe all praegu tehakse, ehk siis leiutas sõnu, mis võiksid rikastada eesti keelt ja mõned neist tundusid hästi jaburad väljapakkumise hetkel, aga mõned neist läksidki käibele ja ma oleks üllatunud, kui paljud inimesed Eestis oleksid teadlikud sellest, et näiteks relv on nii-öelda leiutatud sõna, sest see on ju nii tavapärane sõna justkui. Aga selle reaalselt leiutas üks mees, kes istus maha ja pani selle sõna paberile ja mõtles, et ma ei tea, kõlab küll nagu hea alternatiiv teistele sõnadele, mis sama asja tähendavad. Jah. Ja rääkides sõna uuendusest, meie kui podcasterid ju siiamaani tegelikult mõnes mõttes oleme sunnitud aeg-ajalt vestlema inimestega sel teemal, et kas ikkagi tuleks nimetada seda toodet siin taskuhäälinguks või ikkagi võõrapäraselt podcastiks. Ja ma ei suuda öelda taskuhääling, sest et see on lihtsalt nagu, jällegi seal on see pätu element sees, mulle ei meeldi see nunnu kõla selle asja juures ja kuidagi üleüldse, ma ei tea, see kõik ei ole seotud nagu taskuga otseselt. Ja, ma olen nõus. Selles suhtes oleks vaja võib-olla podcastile paremat vastet, aga
kui me vaatame kas või seda, et toimus ju Eesti podcasti festival Aparaadio, siis noh, on näha, et see ei ole nagu piisavalt levinud või piisavalt populaarne, et inimesed seda reaalselt isegi kasutaks, kui nad teevad Eesti publikule suunatud suurürituse, et nad ei pane Aparaadio taskuhäälingu festival, vaid noh, nad kasutavad seda eestindatud podcasti ja see nagu noh, kas see on siis õigem või parem valik, eks see on nagu jah, siuke isiklik teema, aga ma ütlen ausalt, et ma arvan, et isegi laiemalt on selgem, kui öeldakse podcasti festival, kui öeldakse taskuhäälingu festival, et ma arvan, et see on isegi keerukam. Mulle tundub küll, ja sihtgruppi arvestades küll, et mu vanaema ei saaks aru, mida tähendab podcasti festival, aga ta saaks veel vähem aru, mida tähendab taskuhäälingu festival. ja noh, eks aeg näitab ja jällegi, nii nagu sõna relv läks kasutusse, nii võivad ka igasugused muud praegu veel veidralt kõlavad sõnad minna hooga kasutusse, et ega me seda ette ei oska ennustada, aga podcast, sellega on jälle see tehnoloogiline probleem. See on sarnane probleem, mis oli sõnaga striimima. Lõppkokkuvõttes ju me teeme saadet, saated on eksisteerinud kaua aega juba, kui on vaja olnud täpsustada, mis tüüpi saatega on tegu või mis meediumis seda levitatakse, siis täpsustatakse, et see on telesaade või see on raadiosaade, aga viimase 20 aasta jooksul siis jah, podcastide siuke laialdane levik on justkui sundinud meid kasutama mingisugust uut mõistet, kuigi tegelikult sisuliselt on tegu ikkagi saatega, mis lihtsalt ei levi raadios, vaid levib internetis ja ongi kogu lugu. Noh, ma ei tea. Et jah, mingit täpsustust on siin vaja, aga jah, taskuhääling ei ole see. Jah, minu tasku on hääletu.